Nii, tere hommikust. Minu nimi on Ege Tamm. Mina modereerin tänast veebiseminari, millest me räägime infohäiretest eriolukorras ja ka ühiskonnas laiemalt. Veebiseminari on korraldanud Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut ja Euroopa Parlamendi büroo Eestis. Ja oma teadmisi ja mõtteid infohäirete teemal on siis jagamas Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. Tere! Tervist! Tartu Ülikooli ajakirjanduse lektor Signe Ivask. Tere! Ja infohäirete uurija Maia Klaassen. Tere! Ja Delfi reporter ja Tartu Ülikooli magistrant Grete Palgi. Tere hommikust! Kui kuulajatel, vaatajatel on küsimusi, siis võib need julgesti selle ülekande kommentaariumisse kirjutada ja proovime siis ka kõigile nendele küsimustele siin täna vastused leida. Aga nagu öeldud, räägime selles veebiseminaris siis infohäiretest. Infohäireid me tunneme võib-olla rohkem valeuudiste nime all, aga just selle mõiste sisustamisest me alustamegi. Ja Maia, sina oled infohäirete uurija. Ole hea, palun selgita natuke, mida infohäire üldse tähendab. Jah, et infohäiretest tegelikult me tõesti oleme rääkinud ju juba aastaid, aga nii-öelda teise nime all lihtsalt, ehk siis see imeline sõnapaar fake news on olnud üldiselt see, millega me seda oleme nii välismaistes teadusartiklites kui ka siis kodumaistes tähistanud. Aga võib-olla mõned teist on ka märganud, et see termin on teataval määral kaaperdatud igasuguste erinevate riikide poliitiliste jõudude poolt. Nüüdseks isegi meil kodumaal on sellest juba juttu olnud kontekstis, mis ei ole päris sama tähenduslik kui see, millest tegelikult algselt räägiti. Ja seetõttu siis selleks, et vältida segadust ja vältida ka seda, et need uuringud siis infohäiretest, eks ole, saaksid kuidagi vale sildi külge, siis jah, see katusesõna, nii-öelda, millega me oleme fake news'i siis asendanud, ongi information disorders inglise keeles või eesti keeles infohäired. Ja see terminoloogia on selles mõttes siin minu arvates loomulikult väga oluline, sellepärast, et tõesti me võimegi rääkida päris suurest hulgast erinevatest asjadest, kui me infohäiretest räägime. Ja ma arvan, et võib-olla see fake news'i tähendus, eriti kuna sellest on peavoolumeedias palju räägitud ka teise nurga alt, eks ole, või teise tähenduse juurest, et see võib mõneti inimesi lihtsalt segadusse ajada. Nii et ütleme ühe korraga, valeuudised, võltsuudised, infohäired kokkuvõttes on nad kõik. Aga kuidas siis, kust üldse tuli see termin kutsuda neid valeuudisteks ja miks ei ole soovitav kutsuda niiviisi infot, mis ei ole õige? Tegelikult meil ju inglise keeles on need eristamise viise rohkemgi. Et kui me mõtleme praegu siis sellele, kuidas enamik uurijaid on ühel nõul siis selles, et me võime rääkida esiteks misinformationist eesti keeles, siis väärinformatsioonist, mis on küll valeinformatsioon, aga mida ei ole siis loodud kavatsusega kedagi eksitada. Samas, kui me räägime desinformatsioonist, mis tuleb siis venekeelsest sõnast disinformatsia, siis seal vastupidi see eksitamise mõte, eks ole, on asja kestmised. Sinna alla käivad näiteks ka pildid, mis on tõstetud mingisse muusse konteksti sihilikult artiklite juures. Sinna alla käivad imposter content ehk siis pildid, mis justkui näiteks oleksid mõne arvestatava lipulaeva väljaande tehtud või seal avaldatud, aga tegelikult, eks ole, on tegemist peegelsaidiga. Ja sinna alla käivad ka lihtsalt siis nii-öelda sellised infooperatsioonid, mille ainus eesmärk on ajada segadusse. Et see disinformatsia juures on nagu ka oluline see osa, et alati ei olegi tähtis, et see inimene, kes seda väärinformatsiooni või desinformatsiooni vastu võtab, et ta seda nagu uskuma jääks, vaid piisav on lihtsalt see, et tekitada nagu segadust. Et inimesed ei saaks täpselt enam aru, mis on siis õige ja mis on vale. Ja kolmas liik siis, mida on eesti keeles ka kõige raskem tegelikult tõlkida, on malinformation, mida näiteks Marju Himma-Kadakas on vaenuliku informatsioonina käsitlenud. Ja selle mõte on siis see, et kuigi info on õige, siis see paisatakse välja ikkagi kavatsusega mingisugust inimest või riiki või organisatsiooni või gruppi, nii-öelda siis kõigutada. Hea näide sellest alati on minu arvates Justin Trudeau valimised 2019 aastal, Kanada peaministri valimised,
kus lekkisid siis pildid temast noore õpetajana, kus ta oli teinud blackface, eks ole. Ja loomulikult need pildid olid päris, need ei olnud töödeldud, aga kui need lekitatakse siin kuu aega enne valimisi, siis sihilikult selle informatsiooni väljapaiskamise eesmärk, eks ole, oli ikkagi talle kahju teha. Ja laiemalt tõesti, siis me kõiki neid võime nimetada infohäireteks ja see on katuse sõna, millega me võime siis kõigest rääkida. Siin Maia, sa mainisid ka poliitikat ja infohäireid poliitikas. Urmas Paet, kui seotud ja käsikäes poliitika ja infohäired käivad? No, paraku järjest rohkem ja nii nagu me just kuulsime, neid võimalusi on väga palju. Laias laastus ma jagaksin, ütleme siis need infohäired või ka avalikkuse eksitamise selles mõttes kaheks, et on uudised siis, mis on tahtlikult siis kuidagi edastatud, on nad siis poolvaled, täiesti valed, kontekstivälised või vastupidi pandudki konteksti, kus siis üritatakse nendest näiteks mingit poliitilist tulu tõusvat, seesama näide enne valimisi. Ja siis on muidugi eksitused, mis lihtsalt juhtuvad, eks ole, et praegusel infoajastul, kus sotsiaalmeedial on ju väga suur võim, et lihtsalt mingisugused infokillukesed hakkavad elama oma elu, keegi pole neid kontrollinud, kas nad tõele vastavad, aga nad muudkui levivad, et seesama ütlus, et vale jõuab ennem ringi ümber maakera ära teha, kui tõde püksid jalga saab. Et see vägagi kehtib. Nii et jah, et me oleme muidugi, mis on nagu kõige tõsisem kogu selle loo juures ongi see, et kui mingid päris võimsad riigid või võimsad tegelased siis oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks täiesti teadlikult siis kas infoga manipuleerivad või edastavad valeinformatsiooni, lootes siis näiteks mõjutada tervete riikide kaupa avalikku arvamust. Et näiteks ka praegusel ajal, kui kogu maailm on koroonakriisis, me näeme seda sama, et selliseid infooperatsioone või avaliku arvamuse mõjutamist näiteks praegu Euroopas suurte riikide, režiimide poolt, kes ei ole meiega samas väärtussüsteemis, eesmärgiga tegelikult siis avalikku arvamust näiteks Euroopa sees, Euroopa Liidu sees, Euroopa Liidu vastu häälestada. Ja selliseid kampaaniaid, ma nimetaksin neid nii, on viimastel aastatel olnud mitmeid erinevatel tundlikel teemadel ja eriti, nagu, kuidas ma ütlen, on tulus seda kasutada siis, kui inimesed on niikuinii närvis, kui see emotsionaalne foon on ärev, nii nagu ta kriisides on ja ega praegune olukord ei ole selles osas erinev. Üks näide lihtsalt, et mõnedes siin Lõuna-Euroopa riikides, kus see kriis võib-olla kõige kõvem on olnud, on jäetud justkui mulje, et kõige suurem aitaja on näiteks Hiina, et Euroopa Liit justkui ei tee midagi ja kui fakte hakata vaatama, siis see ei vasta tõele. Kõige suuremad abistajad nii Itaalial, Hispaanial, teistel Lõuna-Euroopa riikidel on ikkagi teised Euroopa riigid, aga mitte Hiina või Venemaa, kuigi aeg-ajalt näiteks ka ajakirjandust vaadates, pilte vaadates, mis ilmuvad, jääbki mulje, et ainult hiinlased ja venelased seal aitavadki, mis selles mõttes ei vasta tõele. See on üks kõige värskemaid näiteid, kus tegelikult sellist laadi info võimendamine kannab hoopis laiemaid eesmärke, ehk antud juhul siis tegelikult ikkagi jätkuvalt seda, et Euroopa riikide koostööd avaliku arvamuse silmis nõrgestada. Grete, sina töötad Delfis. Kuidas ajakirjandus suhtub nendesse või kuidas ajakirjandus sõltub sellistest infooperatsioonidest, kuivõrd on ajakirjandus mõjutatud? Kui koroonakriis väga jõudnud olid mõned üksikud juhud, siis oli umbes 2 nädalat, kus iga päev mina või mõni mu kolleeg helistas läbi kuskil 4-5 kooli, et meile tuli info, et teie koolis on nii palju haigeid või midagi varjatakse, mis iganes, me lihtsalt pidime kontrollima seda, kuigi pärast esimesi kõnesid oli aru saada, et paanika on oma töö teinud. Nii et koroonakriisi alguses mulle tundus, et see ei olnud selline orkestreeritud operatsioon, lihtsalt inimesed kartsid ja hirmuga saab ühest jutust väga kiiresti midagi muud. Sellist suunatud infooperatsiooni ei ole koroonakriisi ajal Eestis, vähemalt ajakirjanduses niimoodi olnud märgatud, et mingisugust kindlat infot kogu aeg edastatakse, mis ei vasta tõele. Küll aga käib see sotsiaalmeedias, Facebookis, Twitteris
ja seetõttu Delfi teeb Facebookiga koostööd, et siis sellised uudised, no mitte tõkestada, aga märkida ära need valeinfoks. Ehk siis Delfi, Eesti Päevalehe mõned ajakirjanikud kontrollivad neid fakte ja märgivad ära, kui tegemist pole õige faktiga. Midagi ei kustutata, midagi omavaliliselt ei tehta. Et sellest suhtes ajakirjanikel mingisugust müstilist võimu ei ole, et internetist asjad täiesti ära kaotada. Seda kohe kindlasti mitte. Aga see peaks aitama inimestel sotsiaalmeedias ka pisut orienteeruda, et mis toimub. Muidugi mõnel juhul on valeinfo levitamine täiesti kummalisest suunast tulnud. Üks esimene selline suurem täiesti võlts info, mis sai väga oma spinni, oli väidetavad kuvatõmmised, kuidas Delfi kirjutas, et Pelgulinna haiglas on 9, kui ma mäletan õigesti, igatahes mitu koroonaviirusesse nakatunut. Pildiks pandi Pelgulinna sünnitusmaja, see oli ilmselgelt lihtsalt pildi manipuleerimine ja seda võimendas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna portaal Uued uudised. Ning kuna Uued uudised olid selle kirjutanud justkui looks, siis hakati veel rohkem Delfile linke saatma, et miks te varjate, miks te peidate ja nii edasi. Mina sain siis selle rõõmsa ülesande kohe hakata uurima, et mis toimub ja tundidega see postitus kadus. Aga selgituseks, vabanduseks läks aega vist nädal või 2. Et tegelikult, kui portaal, mis valeinfo avaldab, ei avalda selgitust kohe selle järel, kui selgub, et midagi oli valesti, siis inimestel jäävad kahtlused, ehk keegi peidabki midagi, võib-olla kuskil ongi mingi kurikarvane käsi sees, et selle vastu on keeruline võidelda. Aga seda me saame teha ainult iga päev õiget infot avaldades, muud meil ei jää üle. Mis te arvate, kuivõrd on võimalik valeuudistega või valeinfoga tekitatud kahju hiljem heastada? Näiteks selle sama näite puhul, et kui hiljem tuleb teada, et see info oli vale, siis kas on võimalik seda kahju heastada või see on juba tehtud? Konkreetse Delfi uudisloo puhul tuli meile vihjetesse, inimesed kirjutasid, et mis ikka toimub, ma arvan, kuskil 1,5 nädalat. Nii et oli aru saada, info läks liikvele seda peatada. Nagu Urmas Paet ütles, see tegi mitu tiiru juba peale, et väga keeruline oli selgitada, mis tegelikult toimub. Ja kui inimesed on kõhklevad meedia suhtes, siis ka ümberlükkavaid uudiseid, mul vähemalt on jäänud tunne, nad väga ei usu, aga seda muidugi teavad meediauurijad pisut paremini. Signe, sina oled ajakirjanduse uurija ja lektor. Kui hägune on piir sotsiaalmeedia ja ajakirjandusmeedia vahel? See on teema, mis pakub alati hästi palju diskussiooni, sellepärast, et tekib küsimus, et kuivõrd siis näiteks ajakirjanik võib võtta Facebookist informatsiooni ja edastada selle siis uudise pähe, kuivõrd võib võtta ja kopeerida inimeste seintelt tsitaate, mis iganes viiteid. See on nüüd olnud suur diskussioon tegelikult, nii palju kui mina olen kursis selle teemaga, siis Facebooki puhul on mitmeid piiranguid, mis tõttu tegelikult sealt päris nii autoriloata ei tohi tegelikult võtta neid, mis iganes sinna on parasjagu postitatud. Aga tõepoolest, mul on väga hea meel, et see vastutuse küsimus tegelikult on tulnud siin diskussioonis üles, et kui ajakirjandus ja ajakirjanikud reeglina on need, kes vastutavad oma sõna eest ja me oleme näinud viimasel ajal ka väga palju selliseid olukordi, kus ajakirjanik on pidanud vastutama oma sõna eest. Et siis, kui me räägime nendest sotsiaalmeedia postitustest, kui me räägime mis iganes muudest portaalidest, mis tegelikult otseselt ajakirjandusliku sisuloome alla ei lähe, et siis tekib ka küsimus, et kes vastutab sellise informatsiooni levitamise eest. Ja minu meelest oli ka üks küsimus, mis meile saadeti, puudutas seda, et kuivõrd peaks keegi üldse vastutama ja kuidas peaks vastutama selle informatsiooni eest, valeinformatsiooni või siis isegi pahatahtliku informatsiooni levitamise eest. Aga hägune ta on ja ei ole, ühesõnaga on minu vastus sulle selline pikk ja lohisev. Et tõepoolest seal on kokkulepped, aga mul tundub, et üha enam on Eesti meediaruum ja ajakirjanikud liikunud selle suunas, et päris paljud ajakirjanikud on minetanud selle praktika, et võetakse siis suvaliselt seinalt suvalisi asju. Aga paraku aeg-ajalt ikkagi näen, et seda tehakse, et panen südamele, et tasub mõelda, enne kui jagada seda informatsiooni. Ma saan aru, et näiteks siin, kui me räägime sellest eriolukorrast, siis selle aja jooksul on olnud neid infohäireid, ka oli näiteks need
kuvatõmmised, mis rääkisid Tallinna sulgemisest, mis ei olnud tegelikult tõsi. Ja see levis ja seal oli, tundub vähemalt, et oli oluline roll, et ajakirjandusväljaanded ei avaldanud seda infot enne, kui oli nii-öelda kontrollitud see, aga sotsiaalmeediasse ringles. Et kuidas, kas see võib olla näiteks see, mis nii-öelda neid eristab, et ajakirjandus siiski veel nii-öelda kontrollib infot? Jaa, see on hea näide selles osas, et tegelikult, mis ju juhtus ühel momendil, oli see, et ajakirjandusväljaanded hakkasid ümber lükkama siis konkreetselt levivat väidet, et see tuli, see kulu tuli põhimõtteliselt, mis sai üha enam õhku selle erinevate siis jagamistega tegelikult ajakirjandus tuli siinkohal minu hinnangul appi, et seda kulutuld kustutada. Aga tõsi ta selles osas on paraku, et praeguses olukorras ma tunnen, et ajakirjanikud on kohe nagu eriti kriitilised informatsiooni suhtes, et võib-olla ma ei saa öelda, et see nii-öelda on alati nii olnud, et ollakse hästi kriitilised informatsiooni suhtes, aga mulle tundub, et just praegusel hetkel, kus on pinged õhus ja tegelikult igasugused tülid, konfliktid on väga kerged kasvama, sest et inimesed on väsinud, tüdinud, emotsionaalsed, üksteisega räägitakse kodus, ilmselt natukene siis antakse teineteisele ka siis õhku selles osas juurde, et emotsioonid võivad päris kergesti üle pea kasvada. Nii et see olukord praegu on see, kus ajakirjandus peab väga hoolikalt oma rolli täitma. Minu hinnangul nad tulevad sellega päris hästi toime ka. Aga Urmas Paet, kui rääkida sellest vastutusest valeinfo levitamise ja leviku eest, siis kuidas Euroopa Parlament näiteks seda näeb, kes ja kuidas peaks või võiks selle eest vastutada? No see pilt Euroopas on väga kirju, et see on ikkagi praegu liikmesriikide oma siis seaduste ja seadusandluse küsimus, kuidas näiteks üldse valeinfot sealhulgas näiteks laimu või nii-öelda muid pahasid asju käsitletakse. Mõnes riigis on see nii-öelda palju lihtsamini kriminaliseeritud või karistatav kui teises, et see pilt üle Euroopa ja selles mõttes on väga ebaühtlane. Aga eks ta kirjeldabki ka seda olukorda, et selles mõttes ajakirjandusel ei ole juba mõnda aega enam ju infomonopoli, et seesama sotsiaalmeedia oma kõikvõimalike harudega, nagu me ka siin just kuulsime, on teinekord hoopis olulisem infoallikas ja halval juhul siis sellesama ikkagi väärinfoallikas ja selle ümberlükkamisega siis ikkagi läheb aega või seda lõpuni ei õnnestugi teha, sest kahju on juba sündinud näiteks sellele samale avaliku arvamuse kontekstis ühes või teises asjas. Ja muidugi praegune kriis on selles mõttes paha lugu, et ta ei ole ju ainult, nagu me kõik teame, tervisekriis, vaid järjest rohkem ta muutub majanduskriisiks. Mis tähendab seda, et ütleme sellist klassikalist ajakirjandust, klassikalist meediat lööb ta ka kõvasti. Et eks ka Eestis meie ajakirjandusväljaanded ju seda juba tunnetavad, aga täpselt sama pilt on üle kogu Euroopa. Ja see on, kui nüüd see jätta lihtsalt nii, et kes välja ujub, see ujub sellest majanduskriisist, siis iseenesest see probleem ei ole ainult siis konkreetselt ajakirjandusväljaannete majanduslik probleem või nende pankrot, vaid see probleem on veel laiem, et kui see nüüd peaks isevooluteed minema ja mingisugust olulised ajakirjandusväljaanded kaovad selle kriisi tulemusel, et siis see omakorda annab veel suurema võimaluse neile, kes ei hooli kontrollitud info edastamisest või siis edastavadki infot nii-öelda pahatahtlikel eesmärkidel. Ja seetõttu näiteks praegu, mida ma olen ka siin Euroopa Parlamendis siin mõnede pöördumiste kontekstis toetanud, on see, et kõigi nende majandus nii-öelda abi või toetus tegevuste raames peaks olema eriline tähelepanu ikkagi ka ajakirjandusel selleks, et ütleme siis sellise kvaliteet ajakirjandusväljaanded ka ikkagi saaksid majanduslikku toetust, et tulemus sellel kriisil ei oleks see, et ütleme selline korralik ja faktipõhine ja fakte kontrolliv infoedastus ja ajakirjandus oleks veelgi nõrgem. Nii et see on koht, kus nii liikmesriigid täna Euroopa Liidus, sealhulgas Eesti, aga ka Euroopa Liit tervikuna ikkagi saab teha midagi, et lihtsalt sellest praegusest kriisist ei sünniks
veel rohkem seda kahju, mis ütleme sellist kvaliteetajakirjandust ja faktipõhist ajakirjandust ja analüüsipõhist ajakirjandust võiks veelgi nõrgestada. Aga siin tuleb selline huvitav küsimus tekib, et kas valeinfo ja sellise väärinformatsiooni ja infohäiretega võitlema peaks ajakirjandus või kes peaks olema see, kes seda nii-öelda valeinfoga tegeleb ja sinna kõrvale mitte otseselt pakub, aga ka nii-öelda toob välja selle, mis on tõene. Kas ülesanne peaks olema ajakirjanduse oma või kellegi millegi teise institutsiooni oma? No eks see on selles mõttes, kuidas ma ütlen, jagatud vastutus, et loomulikult sellise südametunnistusega või kvaliteetajakirjanduse ülesanne on nii-öelda ka see, et kus viga näed laita, seal tule ei aita. Nii nagu oligi ka see näide selle Tallinna sulgemise ümberlükkamisest, kus allikas või algallikas ei olnud nii-öelda klassikaline ajakirjandus, aga ajakirjandus sekkus selleks, et ühiskonnas levivat valet ikkagi tasakaalustada või seda ümber lükata. Nii et ajakirjanduse roll igal juhul on väga oluline. Aga teine muidugi on ka see, et kui me siin jälle nagu suures pildis aeg-ajalt hädaldame, et siin mõni teine riik, kes ei ole meiega samas väärtussüsteemis, on see Hiina või Venemaa siin oma propagandakampaaniate ja kõikvõimalike info levitamistega nõrgestab Euroopa Liitu seesmiselt, siis on ka muidugi küsimus Euroopa Liidu enda käitumisest ja liikmesriikide käitumisest, et viia ikkagi siis see adekvaatne info ka oma inimestele kohale. Et selles osas muidugi on nii riikidel kui Euroopa Liidul tervikuna kohati ikkagi veel päris pikk maa minna, sest ka riikide puhul me tihti näeme seda, et oma selline ego teinekord mõnel valitsusel on nii suur, et seda laiemat pilti ka Euroopa kontekstis ei taheta märgata või halvemal juhul ka ise vastandutakse sellele, kuigi alternatiiv on hoopis, ma väidaksin, palju hullem ja hoopis teistsugune väärtussüsteem. Nii et selles mõttes seda, kuidas ma ütlen, peaksid tegema kõik nii organisatsioonide, meediaväljaannete, üksikisikute tasandil, kellel mingigi südametunnistus selles osas on, et kõik võimalik manipuleerimine avaliku arvamusega ja valed lihtsalt ei hävitaks järjekindlalt seda keskkonda, mis tänaseks Euroopas, sealhulgas ka Eestis on saavutatud. Nüüd vahelduseks vahele, et minu arust üks oluline koht, millest me lihtsalt vastutuse juures peaksime ise ka mõtisklema korraks, on see, et tõesti, miks üldse, eks ole, seda valeinformatsiooni toodetakse. Kui me räägime sellest, et me hakkame nüüd vitsaga näiteks kuidagi karistama kõiki, kes on sotsiaalmeedias koroonakriisi ajal infot levitanud, mis ei ole tõsi, siis me peame arvestama, et see vits lööb ka neid, kes teevad seda kogemata, kes teevad seda pädevuste puudumise tõttu, kes teevad seda selle tõttu, et nad ei oska hinnata seda informatsiooni, mis nende ees on adekvaatselt, mitte sugugi alati pahatahtlikult, eks ole. Et nagu Signe ka ütles, et olukord kahtlemata ongi ärev. Me olemegi kõik ise emotsionaalses niisuguses me oleme juba niisuguses seisundis emotsionaalselt, et me oleme natuke haavatavamad nendele valeinformatsiooni killukestele. Et samamoodi mina ikkagi ka toonitan, et me võime olla valeuudiste uurijad või mitte, kui kuskilt tuleb järsku sulle Facebook Messengeris, eks ole, 10 inimesed 5 minuti jooksul see sama teade, et Tallinn pannakse kinni, alkomüük lõpetatakse ära. Mina kirjutasin ka tuttavatele ajakirjanikele ja küsisin, mis toimub. Sellepärast, et isegi minul korraks tekkis mõte, et äkki tõesti, sest et kui see info niivõrd kiiresti levib, niivõrd paljudes kohtades seda näed, siis eriti kui me räägime sotsiaalmeedia võrgustikest, et meil on kahjuks või õnneks selline komme, et meile meeldib uskuda asju, mis tunduvad meile usutavad sellepärast, et näiteks meie tuttavad postitavad neid, mis tähendab seda, et kui me mõtleme juba sellele, kuidas inimene liigina käitub sotsiaalsetes olukordades, milline on meie kommunikatsiooni käitumine, siis see tähendab, me oleme juba automaatselt nagu sinnapoole kaldu, et kui keegi piisavalt palju karjub sotsiaalmeedias, et nüüd meil on selline probleem ja tegemist on inimestega, keda me usaldame, inimesed, kellega me tihti oleme paljudes teistes asjades sama meelt olnud, siis meie aju suudab meile isegi sellise trikki mängida, et kui me arvame, et me läheme seda informatsiooni nüüd siis fakte kontrollima, siis me sisestame Google'isse teistsuguseid märksõnu. Ehk siis, kui inimene pigem kaldub uskuma ühte poole, ta sisestab märksõnad selle info kontrollimiseks, mis seda justkui kinnitab. Et lühidalt siin on nagu meie enda käitumine
selle valeinformatsiooniga ja see, kuidas teised meie ümber seda mõjutavad, teeb ikkagi meid kõiki haavatavaks, et see ei ole kindlasti ainult seotud nüüd sellega, et kes kus riigis on sündinud, vaid pigem just mida rohkem me teame, mida rohkem me ise teame enda käitumismustrite kohta, mida me rohkem teame selle kohta, et meil on kalduvus uskuda asju, mida usuvad paljud meie ümber, seda paremini me oskame seda ka kriitiliselt hinnata. Et sellised mõtted. Ja ma haaraksin ka heal meelel siit kohe jutu lõngast kinni. Ma kirjutasin endale üles, et see indiviidi tasand tõepoolest on hästi põnev ja iga inimene vastutab selle eest, mida ta jagab ja nagu sotsiaalmeedias kombeks, et siis inimesed tõepoolest jagavad ja levitavad siis informatsiooni, mis võib olla tõepoolest väärinformatsioon või siis vaenulik informatsioon, mis iganes. Et mul tuli meelde kohe, et siin levis üks vahe siis selline informatsioonikild ja kõik mu tuttavad jagasid seda ja ma ka olin hetkeks üllatunud, aga see tundus mulle väga kahtlane, oli see, et hoia hinge kinni vist 10 sekundit ja kui sa ei köhi sellel ajal, et siis tõenäoliselt sul koroonanakkust ei ole. Ja mitmed inimesed, keda ma pean ikkagi väga tugevateks analüüsijateks, tegelikult olid väga lähedal usaldamaks seda informatsiooni ja tekkiski see küsimus, et milles siis asi on ja asi oli siis selles, et tegelikult kui on nii suur hulk inimesi, kes jagavad ja usuvad, ütleme, et siis esmajoones usuvad seda informatsiooni, jagavad seda, siis sa oled justkui nagu üksi jäetud, sa oled justkui üksik inimene, kes võib-olla veidi kahtlustab või kahtleb. Et see suur hulk versus see üks inimene siis võib tekitada mingil hetkel tunde, et mis mina siis üksinda siin nii väga tean, kui kõik ütlevad, et tegelikult on hoopis teistmoodi. Teine asi oli see, et tegelikult ma näen, et kui me räägime sotsiaalmeediast jätkuvalt, on väga suur roll meie suunamudijatel, influenceritel, nii-öelda siis kasutame ingliskeelset väljendit ka, kelle puhul ma märkasin ka, et mõnel juhul jagati informatsiooni, mis ei vastanud tõele. Ja minu rõõmuks ja õnneks tegelikult reageeriti neile siis erinevates kommentaariumides ka väga kiiresti, et see on valeinformatsioon või see ei vasta tõele, et kontrolli allikat. Nii et aga samas see ongi see, et kui sul on influencerina mitmeid tuhandeid jälgijaid, et see on ka üks koht, kust see tuli võib hakata väga kiiresti levima. Nii et et see vastutus jätkuvalt on tegelikult igal indiviidil ja iga indiviidi õlul. Seda enam, mida rohkem on sul jälgijaid, mida suurem su jälgijaskond, seda rohkem peaks inimene ikkagi kaaluma väga tõsiselt oma samme. Vabandust. Ma lihtsalt ütleks siia ühe lause, et selles mõttes üks maailma kõige võimsamaid influencereid, Ameerika Ühendriikide president ju alles mõni päev tagasi, eks ole, esines ka väga tähtsa informatsiooniga väga tähtsal pressikonverentsil, kus ta mitte küll päris otse, aga siiski kogu maailm peaaegu tõlgendas seda sellisena, et tuleb neid desovahendeid endale sisse süstida, eks ole, ja siis justkui ongi lahendus leitud sellele viirusele. Et ma arvan, et see on üks väga ilmekas näide sellest, et isegi ükskõik kust tuleb ükskõik mis jutt, mis võiks kõlada siiski kahtlasena. Et seda ei saa võtta enam tõe pähe, et ükskõik on see keegi seal Facebookis kuskil midagi kirjutab või on see Ameerika Ühendriikide president, kahjuks elu on nüüd meid viinud sinna, kus enam palju vahet ei olegi. Mida sellisel juhul peaks siis tegema? Kas näiteks panustama peaks rohkem ühiskonna vastupanuvõimesse siis infot kriitiliselt hinnata või siis panustada rohkem sellele, et lükata ümber seda valeinfot ja iga uudise peale või uue info peale siis panna märge, kas tõene või vale? Kellele küsimus? Jah, alustame teist. Ega siin ei ole ju mingit reeglit ega mustvalget lahendust. Et selge on see, et mida kõrgemal tasemel on iga ühiskonna ja sealt kaudu ka iga indiviidi omaenda kriitiline mõtlemine ja terve mõistus, seda parem ka suures pildis. Aga selge, et seda lõpuni pole võimalik tagada, sest seda infovoogu, seda infot, kust praegu inimesed kõik midagi loevad või kuulevad, on ju nii tohutult palju.
Et selles osas ikka ma olen seda meelt, et seda kõike ei saa ka päris jätta nagu isevooluteed, et see kahju mingitel kriitilistel momentidel võib olla väga suur seetõttu, mis tähendab, et jah ikka, et need, kes on selleks seatud ehk ennekõike veel kord selline klassikaline ja faktipõhine ajakirjandus koos loodetavasti ka oma analüüsivõimega või ka need, kes siis on mingis valdkonnas tõesti pädevad, et nad lihtsalt nagu ei jääks, ma ei tea, nurgas vaatama ja hõlgu kehitama, vaid ikkagi ka sekkuksid. Arvan, et see on jätkuvalt väga vajalik ja paraku järjest rohkem vajalik. Et ikkagi inimesed, kes tegelikult ka ühest või teisest valdkonnast teavad, et nad ikkagi ütleksid siis oma sellise eksperthinnangu hulka, et vastasel korral selle kahju ühiskondliku stressi näol mingitel teemadel või suisa vale ja ohtliku käitumisena, et see siiski seda ei maksa alahinnata, sest ega me oleme siin ju enne koroonakriisi viimasel paaril aastal oleme siin Eestis ju erinevaid selliseid emotsioonilaineid üle elanud, kus ka oli ideaalne põld kõikvõimaliku valeinfo levitamiseks, mis kohati ajas ikkagi inimesi nagu päris hullu seisu. Ma siin meenutan palju see oli 1,5 aastat tagasi, kui oli tohutu teema kogu see võimalik põgenikekriis, eks ole, kuskil ka jälle mingisugused valepaberid ilmusid ja inimesed murega lugesid, kuidas, ma ei tea, miljoneid ja miljoneid inimesi kas või Eestisse ümber asustatakse, mille peale ka minule tulid mõned ütlema, et nad ei tahaks oma majast loobuda nüüd, eks ole, et majutada sinna siis neid, keda kõiki miljonite kaupa tooma hakatakse. Nii et see oli, näiteks minu jaoks oli see väga konkreetne näide, kus asi, mis tundub väga jabur, aga ta siiski ka Eestis paljusid inimesi puudutas nii palju, et neil tekkis sõna otseses mõttes tõsine mure selle pärast, kas nad oma kodus, kus nad on aastakümneid elanud, saavad edasi elada. Nii et ja see ei toimu kuskil kaugel, vaid see on meil siin omal Eestis just värskelt olnud. Ja eks selle koroonakriisiga on ju täpselt samamoodi, et asi, mida täpselt ei teata, kuskilt nähakse mingid pilte, et inimesed surevad, kuidas kuskil haiglates on nagu kohutavad vaatepildid, loomulikult sajab närvi ja siis igasugune ka vale info selle kohta, mis siis võiks inimesi justkui päästa, nagu kahjuks ka Ühendriikide presidendi ütlusest, mida ma siin just nimetasin. Ja kui see info on vale, see võib olla inimeste tervisele sõna otseses mõttes ohtlik. Ja kui seda keegi ümber ka ei lükka, eks ole, või keegi autoriteet ei ütle, et lõpetage ära, et see on mingi totaalne jamp, siis see hind ühiskonnale ei ole mingil hetkel enam ainult selline ühiskondlik stress, vaid see võib olla ikkagi reaalselt päris suur kahju ja see puudutab ka poliitilist informatsiooni. Et kui ikkagi mingisuguse väga hästi läbi viidud sellise vale, ikkagi ma vanakooli mehena kasutan seda valeinfo terminit, et kui selle tulemusel ikkagi suudetakse näiteks ühiskonda ühes või teises Euroopa riigis mingi valeinformatsiooni tulemusel viia nii kaugel, et see tõesti näiteks mõjutab valimistulemusi. Ja valimistulemusi selles suunas, et selle pealt tulevad mingid drastilised sammud. Me oleme siin, see on muidugi lõpmata teema, võib arutada kogu näiteks seda Brexiti filosoofiat ja Brexiti kampaaniat ja mis selle käigus oli vale ja õige. Aga tulemus oli see, et see oli väga tõsine samm kogu Briti ühiskonna jaoks, eks ole, Euroopale ka. Ja olgem aus, tagantjärgi vaadates, ega selles kampaanias ikkagi ju liikus ka väga palju valet, väga palju pooltõdesid, mis kõik mõjutasidki avalikku arvamust lõpuks ja avalikku arvamust selles suunas, et tehti üks väga tõsine samm. Ma võtaks sõnasabast siit võib-olla kinni siis, et ma arvan, et siin, kui me mõtleme sellele, et loomulikult oma ala eksperdid ja ajakirjanikud võiksid kõik neid mikrosekkumisi siis teha ja märgata selliseid asju, siis minu arust, mida see kriis meile on näidanud, on see, et keegi ei jaksa. Kui sa ajakirjanikuna 24 tundi praegusel ajal siin kogu aeg tegutsed, siis oma põhiliselt praktiliselt lõputu tööpäeva lõpuks minna veel Facebooki oma 6. klassi klassivennaga vaidlema selle üle, kas siis koroonakriis on välja mõeldud või ei ole. Selleks ei ole lihtsalt jaksu sellises olukorras, mis minu arust on üsna elavalt ikkagi jooninud sellele alla, et tegelikkuses palju lihtsam valeinformatsiooni
leviku ümberlükkamisest või selle tõkestamisest siis, kui see kõik juba sünnib, on ikkagi individuaalse kaitsevõime andmine selle näol, et meil on meediaõpetus koolis, et inimesed saavad selgelt näiteks aru, miks on vaja usaldada ajakirjaniku kirjutatud artiklit rohkem kui naaber Vello sotsiaalmeedia postitust, isegi kui nad näevad vormilt välja samasugused, mis seal taga, eks ole, teistmoodi on, kuidas erineb faktikontroll, kuidas erineb arvamuste paljusus, eks ole, ja miks sellele eristada siis erinevat väärtust. Ja kui me vaatame riike, kus on väga hästi lugu meediapädevuste, infopädevuste ja näiteks konkreetsel juhul siis Soomest räägin, Soome näitel ka, siis väga hästi tuntakse ära infooperatsioone. Ehk siis, kui neile anda ette artiklid, et siin on nüüd tavapärased artiklid ja siin on nüüd mingisugused trikiga artiklid, mida kahtlustatakse või teatakse, et tegelikult on siis tulnud näiteks Venemaa suunalt, siis neid tunnevad õpilased ja tudengid väga hästi ära, sest meediaõpetusse on üle 10 aasta süstitud väga suuri rahasummasid. Enamik Euroopa Liidu riike on selles osas veel maha jäänud. Samas jällegi Euroopa tasandil, mida me oleme valeinfoga ju tegelikult teinud, mida me kipume unustama, meil ju Facebooki ja Google'iga, eks ole, meie hiigel suurte organisatsioonidega on tegelikult ju käinud need vaidlused juba, et kas nad vastutavad platvormina selle eest, kui nende platvormi kaudu massiliselt seda valeinformatsiooni levitatakse. Et neid samme me tegelikult peame ikkagi astuma mitmest suunast korraga, aga ma olen sellega täiesti nõus ja proovin ka ise selles osas parem olla, et tegelikult need, kellel vähegi teadmist ja jaksu on, kas või kui sa näed mingisugust postitust ja sa mäletad, et sa oled näinud, et see on vale uudis, siis võtta see mõni sekund ja otsida üles see link, kus see on näiteks ümber lükatud või lahti seletatud või faktikontroll tehtud. See võib jätta kokkuvõttes sügavama jälje, eks ole, kui lihtsalt see, et minna ja hakata rääkima, et sul on puudu meediapädevustest, mine hakka ennast harima kuskil. Et need mikrosekkumised on ka kindlasti olulised, tõesti, olen nõus. Aga selle kõige juures on see probleem, et kui inimene usub mingisugust fakti, siis tema usku on üsna keeruline kõigutada. Näiteks minu tutvusringkonnas on mõned pigem keskealised inimesed, kelle jaoks ongi sellised Telegram erakonnalehed on võrdväärsed Delfi Postimehe Äripäevaga ja nende uskumusi on väga keeruline kõigutada, kui just seal ei ole väga järjepidevat tööd. Et üks mingisugune, isegi kui me meediaõpetust hakkame Eestis väga juurutama, siis me peame arvestama, et üks osa ühiskonnast, kes ei ole meediaõpetust koolis saanud, nende arvamust ja nende usku meil praktiliselt käed on siiski seotud. Et me peame arvestama, et teatud osa ühiskonnast me ka Facebookis kommenteerides ei veena ümber. Ja ma kardan, et teatud selline vastupanu peavoolumeedia vastu jääb alati alles, sellepärast, et teatud vanuses on ka inimestel justkui äge olla osa sellisest vastupanust, et ei, ma ei usu seda. Nagu 80 oli punkarid, kes olid valitsema võimu vastu, et alati on mingisugune osa ühiskonnast, kes ma kardan, keda sa ei saa faktidega ümber veenda. Aga siit tekib jällegi küsimus, et kas meil üldse on vaja uskumusi ümber veenda. Mina väidan, et ei ole. Mina just inimesed võivad uskuda, mis nad tahavad. Oluline on see, et neil oleksid tööriistad ja teadmised, et analüüsida, miks nad seda usuvad. Kas nad usuvad seda sellepärast, et see on päriselt, eks ole, argument, meil on siin, eks ole, fakt ja meil on siin see väide ja meil on siis tõestus taga või nad tegelikkuses usuvad seda sellepärast, et tekib kamraadi tunne. See on väga oluline osa näiteks sellest, eks ole. Ja kui me lähme kuhugi vandenõuteooriate gruppi, siis seal on ju selgelt on tekkinud kogukond. Kogukonna sees on inimesed, kes mõistavad, kuidas maailmas asjad tegelikult käivad ja kogukonna tunde uuesti loomine käib iga kord tegelikkuses, kui keegi tuleb rääkima, et aga äkki maa ei ole ikkagi lahti. Aga küsimus ei ole selles, et inimesed tohiks uskuda erinevaid asju. Me ei ela sellises maailmas tegelikult. Kõik võivad uskuda, mida tahavad. Küsimus on selles, et kui need uskumused on konkreetselt näiteks, räägime koroonakriisi kontekstis, rahva tervist kahjustavad asjad, eks ole, siis sellest saab meie kõigi probleem. Kui keegi isiklikult otsustab näiteks ennast koroonast ravida kristallidega, see on ka absoluutne vabadus. Me elame maailmas, kus tal on õigus seda teha. Aga kui asi läheb sinnamaani, et seda hakatakse tegema nii massiliselt, et meie, eks ole, ühiskonnana, meie tervis on, rahva tervis on ohus, siis see on probleem, kuhu peab sekkuma ja sekkumine peab olema ikkagi sellest küljest, et mitte me ei ütle, et sa oled asjadest valesti aru saanud, vaid tuleb lahti pakkida see kõik inimese jaoks lihtsalt.
Mina arvan seda, et kui me räägime sellest samast vastupanust, eks, et siis tulles tagasi selle teema juurde, et et kes siis peaks selle väärinformatsioonile kuidagi vastu astuma, ma võtaks kokku selle nii, et tõenäoliselt, nagu mulle ütles kunagi professor Vahur Öpik, et dopingukütid on alati 2 sammu dopingu arendajatest maas. Et ma arvan ka, et kui mingisugune lahenduskäik leitakse, et küll siis leitakse lahenduskäik ka vastu, et see on tõenäoliselt selline lõputu ring. Et esimene asi ongi tõenäoliselt see, et me saame tõepoolest alustada siis, tuleme jälle tagasi indiviidi tasandile ja võttes kokku selle jutuajamise võib-olla selle ringi siin, et siis ma arvan, et jällegi igal inimesel on võimalus diskuteerida teiste inimestega, ma arvan, et see on väga hea ja adekvaatne asi, mida saab meie tänapäevases ühiskonnas teha ja sotsioloogiliselt see, et kui sa räägid teise inimesega, kolmanda inimesega, et tegelikult see ongi kõige mõistlikum ja parem asi, mida üleüldse teha selleks, et kas mingisuguses teemas hakata kahtlema, mingisugust võib-olla esmapilgul tundub, et ohoo, see on fakt, hakata seda diskuteerima omavahel, leida, et see ei ole siiski fakt. Et see on hästi jällegi oluline ja näiteks võin öelda, et võib alustada oma näiteks vanavanematest või vanematestki, et kellega diskuteerida, et erinevatel teemadel, kui on mingisugune informatsioon läinud laiali ja minul perekonnas õnneks on nii, et aeg-ajalt ikkagi vanavanemad helistavad ja küsivad ja räägivad ja ütlevad ausalt, et mina esmajoones täitsa uskusin seda, et ma ei tea, minu kodulinn pannakse ka kinni ja et ma ei saagi enam mitte kunagi süüa ja mind jäetaksegi tuppa luku taha. Ja siis ongi minu asi küsida, et miks sa nii arvad, kust see informatsioon tuleb, nii et tegelikult see jõud on meil indiviidi tasandil ka olemas, et vaikselt hakata siit otsast seda murendama, aga lõppkokkuvõttes ikkagi ka ajakirjandus mängib väga-väga suurt rolli selleks, et panna inimesi võib-olla esmapilgul mingisuguste teemade peale rohkem mõtlema, rohkem analüüsima, et me lõppkokkuvõttes, ma olen ka Gretega nõus, ei saa inimesi panna üht või teist moodi uskuma, aga me saame pakkuda informatsiooni, nii et et ütleme, et see on selline võib-olla väike kokkuvõte. Kui ma võin öelda siia veel ühe mõtte juurde, et jah, ma olen sellega nõus, et on igas ühiskonnas mingi osa inimesi, kes mingitel teemadel on niivõrd veendunud või suisa fanaatilised, et neid nii-öelda lihtlabase uue info andmisega ümber ei veena. Aga probleem tegelikult kogu selle valeinfo ja selle laadsete kampaaniate puhul ei ole mitte need, kes ütleme niikuinii on mingites asjades aegade lõpuni veendunud, vaid tegelikult enamik või suur osa ühiskonnast, kes siiski võib meelt muuta. Ja siin ka jälle lähisajaloost vaadata Euroopat või natuke meie ümber, selliseid näiteid ju on, kus ikkagi teatud surve ja infosurve juures on inimesed võimelised väga kiiresti oma positsioone muutma ja meelt muutma ka väga olulistes asjades. Võtame näiteks ohutust kaugusest Türgi, kus veel mõni aasta tagasi 90% türklasi arvas, et nad tahaksid, et Türgist saaks Euroopa Liidu liikmesriik. Mõni aasta, ainult tegelikult läks paar aastat selleks, et see avalik arvamus muutus väga kardinaalselt ja täna on see Türgis kuskil seal 30-40% vahel. Ehk rohkem kui pool Türgi inimestest väga lühikese aja jooksul oli valmis oma riigi tuleviku osas tegema väga põhimõtteliselt teistsuguse valiku või võtma hoopis teistsuguse hoiaku, sest edastati selle paari aasta jooksul järjepidevalt sellist informatsiooni, mis pani neid väga põhimõttelises asjas meelt muutma. Ehk et see ongi kõigi selliste olulistel teemadel vale infokampaaniate probleem, et siiski märkimisväärne osa ühiskonnast ei ole oma, kuidas ma ütlen, siis hoiakutes väga püsiv, et iseenesest need võivad väga kiiresti muutuda. Ja kui see taust on see, et see sisend ehk see info ei ole päris adekvaatne, teema on selline kriitiline
ja näiteks tulemus võib olla ikkagi sellele ühiskonda kahjustav. Nii et võttes kõik need aspektid kokku, siis siiski ka selliseid suuremaid ühiskondlikke trende, ma ütlen veel kord, et jättes võib-olla sellised väga fanaatilised ühe või teise teema toetajad kõrvale, aga kahjuks võib juhtuda, et see avalik arvamus muutub väga kiiresti ja ütleme tagasivaates mitte õiges suunas, et Euroopa ajalugu paraku ka pikemas perspektiivis on ju selliseid väga tõsiseid näiteid me leiame, kus terved suured Euroopa riigid ja ühiskonnad olid võimelised suhteliselt lühikese aja jooksul väga karmidel teemadel oma hoiakuid ja meelt muutma nii, et tulemuseks oli katastroof. Nende infooperatsioonide poolt ma poleks puudutada ka seda poolt, et tegelikult need, mis ka mõjutavad avalikku arvamust, need vist ei ole alati, see info, mis seal esitatakse, ei ole otseselt, ei pruugi olla vale. Lihtsalt see nii-öelda pakk, kuidas seda esitletakse, et see on lihtsalt sobiv. Milliseid näiteid te selle kohta olete näinud ja võib-olla saate tuua, Urmas Paet? Ega see kõik sõltubki muidugi tihti ka kontekstist. Et jälle, et ma siin alguses natuke rääkisin sellest praegusest ajast, kui eks ole, on koroonakriis, sellest on välja kasvanud juba majanduskriis. Need samad Lõuna-Euroopa riigid näiteks, kes kõige kõvemini said pihta selle tervisekriisiga ja kus nad nüüd saavad ka väga kõvasti pihta majanduskriisiga, kus selles mõttes jälle, eks ole, et alles siin nädal või paar tagasi oli näiteks Itaalia puhul, eks ole, oli põhiprobleem see, et väga kõrge on suremus, eks ole, kõik need haiglad on üle koormatud, kogu see pilt, eks ole, inimesed kõik just mõistsid seda. Nüüd on vaevalt läinud nädal või paar mööda ja Itaalia suurlinnades toimuvad juba peaaegu et meeleavaldused teemal, et kõik tuleb lahti teha, sest nüüd inimesed tunnevad seda majanduslikku poolt sellest kriisist. Et see, et seal ikkagi iga päev statistika annab 400 surnut, eks ole, või natuke rohkem, see enam nagu ei lähe korda, sest on tekkinud justkui enamiku jaoks uus hirm või uus mure, ehk see on nüüd siis majanduslik toimetulek ja see eelmine on justkui selline juba vana teema, mis taandub. Et see on ka kogu nende infoasjade puhul nagu selline nüüdisaja või infoajastu märk, et tegelikult uudis või mingi asjade käik võib suhteliselt ruttu kaduda tähelepanu alt, sest mingisugune uus olukord võtab selle tähelepanu üle, samas see ei tähenda, et see eelmine teema probleemina oleks kuhugi kadunud. Et kui veel laiemaks seda pilti tõmmata, et siis eks ole viimased paar kuud peaaegu nüüd juba on kogu maailma meedia, sealhulgas Eesti oma täis koroonauudiseid, aga igasuguseid muid asju toimub ka maailmas. Sealhulgas toimub palju halbu asju, toimub neid asju, millel justkui enne seda kriisi oli peamine avalikkuse tähelepanu ja selle tulemusel võib-olla need asjad natukene hoiti tagasi, aga praegu ütleme nende muude ka negatiivsete asjade ajamisel kuskil mujal on aeg väga soodus, sest maailma tähelepanu nendele lihtsalt ei jätku. Et kui palju näiteks võtame kas või Eestigi meedia, kui palju me Eesti lugeja või vaataja on saanud viimase 1,5 kuu jooksul teada sellest, kuidas näiteks on olnud arengud Süüria sõjas. Ma arvan, et peaaegu mitte midagi me ei tea sellest, mis on saanud Vene-Ukraina sõjast viimase 1,5 kuu jooksul. Mis on saanud sellest suurest põgenike probleemist, mis oli ju A ja O, eks ole, alles siin mõni aeg tagasi. Kas keegi üldse teab, mis arengud selles on? Mitte midagi. Ehk see on nüüd ehe näide jälle sellest, kuidas uus akuutne teema, probleem tapab ära kõik ülejäänu, mis ei tähenda, et see ülejäänu tegelikult isegi juba võib-olla homme või nädala pärast on veel palju suurem mure ja probleem. Ehk see on ka nüüd jälle selline ühtepidi kõik see on inimlik, aga teistpidi jälle, kui professionaalselt vaadata, siis tegelikult ka neid teisi arenguid, mida me ju justkui teame, et nad kuskil on ja arenevad edasi, ei peaks ka tähelepanuta jätma, sest sealt võib tulla päeva lõpuks veel palju suurem pauk. Et nii ta on, et selles mõttes, kui sa pakendi kohta küsid, siis kõige halvem pakend selles mõttes ongi see, et kõik on nagu ühe teema vangis, ühe teema pakendi vangis, aga selle varjus võib toimuda igasuguseid asju, mis ei pruugi olla sugugi lõpuks vähem ohtlikud ühes või teises plaanis. Nii et kui
neid samu julgeolekuprobleeme, eks ole, nii-öelda jätta tähelepanu alt 1,5 kuuks välja, mis on väga pikk aeg, siis võib ju halva stsenaariumi puhul juhtuda, et tervisekriisist mingil hetkel Euroopa leiab ennast hoopis julgeolekukriisis. Maia, sina oled infohäireid uurinud, kui palju sina oled, mida sina arvad sellest, et kas ohtlikum on info, mis on vale, faktiliselt vale või info, mis on faktiliselt justkui tõene, aga esitatud sellises manipulatiivses võtmes? Kui me räägime sellest keskmisest mingisugusest lugejast, majanduses on ka meil mingisugune keskmine inimese mudel, et ütleme, et keskmine inimese mudel, kui me räägime siin artiklite lugemisest näiteks, on ju ikkagi see, et loetakse lühikest aega, pinnapealselt. Näiteks on täiesti eraldi nähtus juba nagu sotsiaalsed klikid, mis tähendab seda, et uudisteportaalides, vähemalt välismaistes on täitsa võimalik juba jälgida, et lugusid avatakse vähem kui jagatakse, mis tähendab, et jagatakse sisuliselt pealkirja ja pilti sotsiaalmeedias, eks ole. Et kui me mõtleme nüüd sellele meie enda tarbimisharjumusele ja sellele, kuidas see muutunud on, siis kindlasti on ohtlikum see, kus on, eks ole, killukene tõest infot sees, sest selle baasil on hästi lihtne teha järeldus, et järelikult siis kontekst on ka õige, järelikult see pakend seal ümber ja kõik muu on ka õige, eks ole. Ja kuna me oleme palju pinnapealsemalt hakanud informatsioonikillukestesse süvenema, mis on ka loogiline, kui seda tuleb uksest, aknast ja igast 700 erinevast äpist, on ju, et selles mõttes see näiliselt tõese info ümber millegi muu punumine võib jah kaugemale levida, aga nagu üleüldiselt loomulikult me ei saa öelda, et nüüd ühte sorti väärinfo on midagi vähem kahjulik kui teist sorti. Et see, kui kahjulik ta on, sõltub kokkuvõttes ju ikkagi sellest, kes seda infot vastu võtab, mis ringkondades see info ringlema hakkab, mis hetkel see info ringlema hakkab. Näiteks koroonaviiruste puhul taaskord meil ju koroonaviirused tegelikult on väga kaua juba siin teada olnud. Kui 10 aastat tagasi oleks koroonaviiruste teemaline kuulujutt läinud ringlema, siis selle mõju või siis levik oleks kindlasti olnud ka hoopis teistsugune. Et lühidalt vana hea ähmane vastus sõltub sellest, millest me konkreetses kontekstis ja konkreetselt inimestega räägime. Ma ütlen nüüd vahepeale, et Urmas Paet peab teatavasti nüüd lahkuma, aga meie... Ei pea lahkuma, nüüd on asjad jälle muutunud, nii et kuna on huvitav vestlus, siis ma ei lahku. Hästi, siis on see lahendatud. Aga Signe... Urmas Paeti mõttest korraks veel kinni võtta, et ta tõi välja, kuidas koroona uudised hoiavad teisi teemasid pantvangis. Ma täiesti nõustun sellega. Selle varjus on mõned riigid hakanud üritanud vastu võtta seaduseid, mis on päris hirmutavad. Näiteks Ungaris Orbán üritab vastu võtta seadust, mille põhjal valitsus vastutaks valeinfo eest või valitsus võtaks vastutuse kontrollimise enda peale. Ehk siis, kui keegi esitab valeinfot, siis see ajakirjanik on võimalik kuni 5 aastaks vangi panna. Kes otsustab, mis on valeinfo? Valitsus. Ja see on väga muret tekitav, sellepärast siis valitsus saab seda suunata veel rohkem ajakirjandust enda käe järgi, mida nad juba on väga palju teinud. Samamoodi USAs üritatakse praegu internetiseaduste kaudu pisut interneti reguleerivaid seaduseid muutes sõnavabadust piirata. Aga see, et koroona hoiab teisi uudiseid pantvangis, osalt on see ka nii, sest inimesed loevad koroona uudiseid väga palju. On näha, et inimeste huvi on väga-väga kõrge seni veel teema vastu ja isegi sellised võib-olla mitte nii tähtsad uudised koroona kohta, kus ei ole midagi terviseks olulist infot, näiteks uued seadused või piirangud Eestis või mingisugune info, kuidas sa kaitsta saad, või lihtsalt kuidagi kaudselt koroonaga seotud uudis. Neid loetakse ikka rohkem kui näiteks välispoliitilisi uudiseid. Ja ma rääkisin hiljuti ühe kolleegiga Ukraina kriisist, et kui Venemaa annekteeris Ukraina, siis kuidas esialgu need teemad olid väga-väga loetud, neid uudiseid kogu aeg klikiti ja umbes poole aasta pärast see huvi kadus ära. Et koroonaviirusega ma arvan sama asi, et kui huvi hakkab ära kaduma, siis saavad ajakirjanikud ka rohkem keskenduda teistele teemadele, sest kui inimene ei loe mingisugust uudist, siis paraku on ka selles küsimus, et kellele sa teed seda. Muidugi kõik tähtsad uudised tuleb ära kajastada, aga koroona ajal sa pead enda tööd jaotama ka selle järgi, millest inimesed huvituvad ja mille järgi kõige suurem infonälg on.
sest seal, kus on infonälg, võivad nad ka valeinfot jääda uskuma, sest kui nad ei saa meediast põhiuudist, nad hakkavad seda kuskilt mujalt sotsiaalmeediast näiteks ammutama. Ma siis jätkan siit, et seesama informatsiooni vajadus on tõenäoliselt ka see, mis survestab mingil määral ajakirjanikku otsima siis materjali, mida kajastada just siis koroona tekitatud murede kohta ja koroona nakkuse kohta üleüldiselt. Mul tuli kohe meelde see, et tegelikult millega ju ajakirjandus ja ajakirjanikud murdsid piike, oli see, et näiteks saada siis ikkagi täpset informatsiooni välja nakkuse kohta ja nakatunute kohta. Nii et see on ka kindlasti koht, kuhu on läinud päris palju ressurssi, inimressurssi, et saada siis informatsioon kokku ja kui vaadata üleüldse meie saateid ka näiteks ETV-s, siis millest näiteks Terevisioon, mis teemadel seal räägitakse, mis teemadel räägitakse näiteks õhtuses Ringvaates ja kui palju pööratakse nüüd üha rohkem pilku koroonast võib-olla eemale ja hakatakse otsima neid teisi teemasid. Ja mulle väga sümpatiseerib see mõte, et tegelikult on ka muid teemasid, mis väärivad kajastamist. Absoluutselt, et uudisväärtuste puhul ma jätkuvalt tõstan esile seda, et aktuaalsus ei ole ainuke asi ja ainuke uudisväärtuse kriteerium, vaid on ka teisi uudisväärtuse kriteeriume, aga jah, mulle tundub ka, et ajakirjanikud mingil määral on selle teema lõksus, sest sealt tuleb ka auditooriumilt survet siis säärast infot saada. Eks see on paljuski see tasakaalupunkti küsimus, et kas ikkagi väga selgelt ainult prevalveerib see, et käsitleda ja kulutada siis oma ressurssi nendele teemadele, kus saad sa palju klikke ja sa eeldad, et on lugeja huvi või vaataja huvi. Ja siis nüüd see teine pool sellest tasakaalupunktist, et kui palju on, ütleme siis mingil meediaväljaandel selgroogu, et ikkagi tuua esile ka neid asju, mis võiksid olla ka tegelikult olulised, tegelikult olulised pikemas perspektiivis ja seda maailmapilti ka selles mõttes tervikuna hoidvat, sest fakt ongi see, et isegi praegu, kus see koroona teema ikkagi nagu jätkuvalt veel laineid tekitab, siis see kaugeltki ei ole maailmas täna ainuke protsess või ainuke teema, mis meid siin Eestis, aga ka üldse maailma laiemalt mõjutab ja kõvasti mõjutab. Et me kõik mäletame seda, näiteks veel üks näide, et aastaid oli tohutu teema Brexit, eks ole, Suurbritannia läheb ära, mis tingimused, kuidas see mõjutab ka Eestit, kuidas see mõjutab Euroopat. Teab keegi praegu, mis on viimase 1,5 kuu või 2 kuu arengut Brexitiga seoses? Ma arvan, et ei ole väga palju neid, kes pingsalt on otsinud selle teemalisi uudiseid, et Suurbritanniast teatakse ainult seda, et peaminister Johnson sattus haiglasse, aga see, eks ole, milline on Eesti ja brittide, Euroopa ja brittide suhe juba mõne kuu pärast, sellest ei tea keegi midagi. Ometi sellel perioodil on näiteks toimunud üle 40 läbirääkimiste vooru Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel erinevatel teemadel, kuidas seda suhet paika panna. Nii et jälle, eks ole, üks näide, kuidas üks protsess, mida ka Eestis, mille jälgimist Eestis aastaid peeti väga oluliseks, sest Brexitist ikkagi räägiti ju päris palju ja oli palju uudiseid ja nüüd, kus tegelikult on jõutud praktilise määramise faasi, kuidas siis see suhe tegelikult edaspidi toimima hakkab, nüüd peaaegu üldse sellest midagi pole. Ma ütleks nii palju veel, et viimane selline minu suur uuring sellesse, et mis see klikk siis üleüldiselt on või klõpsustatistika, et tegelikult see klõpsustatistika kui selline ei pruugi üleüldse näidata huvi teatud teema suhtes, vaid ka näiteks inimesed lihtsalt klõpsuvad peale ja ei loe mingisugust uudist või klõpsuvad peale, vaatavad, et ahaa, juhtlõik või siis see tekst, mis sellele järgneb, tegelikult ei vasta sellele, mis on pealkiri ja mind tegelikult ei huvita. Nii et see klõps on niisugune hästi kriitiline mõõde, mida tegelikult näiteks auditooriumi uuringutes üha vähem usaldatakse kui lugeja huvi. Aga tõsi ta on, et see on tõenäoliselt seotud ka ärimudelitega, mis praegu siis ajakirjanduses on. Aga jah, et olulisi teemasid, see ongi see küsimus ka, et mis siis auditooriumi jaoks on oluline teema, et tundub, et praegu ikkagi ka see, et mis minust saab. Näiteks hästi suur kõmu tekkis ainuüksi sellest, et kas ma saan oma piletiraha tagasi.
kas ma saan oma rahad tagasi, mis ma olen pannud kuskile reisi alla. Ja eks siis ajakirjanikud üritavad seda informatsiooni kätte saada, aga praegu on ka see, et tegelikult on hästi palju määramatust. Ja ongi nii, et ma ei saa sulle kindlasõnaliselt öelda, et meil tänavu erinevad folgid toimuvad. Nii et jah, on väga õiged küsimused, et mis toimub mujal maailmas. Ma arvan, et on aeg pöörata oma pilgud sinnapoole küll. Aga selles suhtes me vähemalt Delfi uudistetoimetus ja üleüldiselt kõik välised majandusuudised nii edasi kõik kokku. Et väga palju ilmselt tuhka ei ole vaja enda pähe raputada, sest ma üks õhtu just võtsin huvi pärast ette, otsisin internetist võimalikult palju just selliseid artikleid, et mis teemadest praegu meedia vaikib koroonakriisi tõttu. Leidsin ühe, kuhu oli väga palju erinevate riikide inimesed ise panustanud, kirjutasid, mis nende riigis praegu olulist toimub. Ja kui ma hakkasin vaatama Delfi arhiivist, siis kõik suuremad Eesti jaoks olulised. Putiniga seotud see presidendi valimiste süsteemi ümbermängimine, siis seesama USA internetiseaduse reguleerimine, nii edasi, et tegelikult need kõik olid läbi käinud. Aga kui ma vaatasin ka seda, kui palju inimesed kommenteerisid ja ma ei mäleta, et ühtegi vihjet või sellist, et miks sellest Delfi ei kirjuta, ma nende teemade kohta kahjuks ei märganud, mis minu meelest näitab väga hästi lugeja huvi. Et kui kirjutatakse, miks te sellest ei kirjuta või saadetakse vihjeid ühe teema kohta 5 tükki tunni jooksul, siis selgelt inimesed tahavad selle kohta lugeda, aga nende teemade kohta ei märganud vihjeid ja kommenteeriti ka vähe. Et vähemalt need teemad käisid läbi, iseasi kui paljudeni see jõudis, sest paraku inimeste fookus, mulle tundub, on ka nagu Signe ütles, et mis minust saab. Et sellistel ebastabiilsetel aegadel otsivad inimesed just stabiilsust ja endaga seotud uudiseid, mis kuidagi nende heaolu selgitaks tulevikuplaanis. Mis muidugi ei tähenda, et ei võiks kajastada ka teisi teemasid, eks. Lihtsalt ütleme niimoodi, et ajakirjanik peab ikkagi ka lähtuma sellest, et tema on mingisuguste teemade tõstataja ühiskonnas. Aga väga põnev teada, mis teil sealt statistikast või materjalidest veel välja võis tulla? Rääkides aga küsimusest, et miks Delfi sellest ei kirjuta või millestki ei kirjuta, siis saab tulla tagasi selle infohäiretega võitlemise teema juurde, mis on üks kuulaja küsimus, mis tuli meile on see, et infohäiretega võitlemisel sageli või infohäirete vastu võitlemist peetakse sageli sõnavabaduse piiramiseks, et kui lihtsalt inimesed tahavad arutada selle üle, et 5G on põhjustanud koroonaviiruse ja teeb inimesi haigeks või seda, et vaktsiinid on kahjulikud. Et kuidas reageerida või käituda selliste süüdistuste puhul, et see infohäiretega võitlemine on sõnavabaduse piiramine? No, minu meelest tervemõistuslikult tuleks lähtuda sellest, et kui see nii-öelda sõnavabadus selles kontekstis hakkab reaalselt kahjustama mingite inimeste elu ja tervist, siis on see piir ületatud. Et kui seesama luul teemal, kuidas mingite mastide kaudu levitatakse koroonaviirust, lõpeb sellega, et reaalselt hakatakse neid näiteks põlema panema või maha võtma, siis sellega on tegelikult see piir minu meelest ületatud, kui minnakse kasutama juba füüsilist vägivalda selle luulu tulemusel. Ja seesama vaktsineerimise teema, kui selle tulemusel hakkavad jälle mingid nakkushaigused levima ja lapsed surema, eks ole, siis minu meelest see ei ole enam ainult mingi sõnavabaduse teema, vaid siin on ikkagi selge oht juba inimeste elule ja tervisele. Et ega siis kõiki asju lõpuni ei õnnestugi ju üheski normaalses demokraatlikus riigis seadusega reguleerida. Et ikkagi see ruum ühiskonna ja ka inimeste tervele mõistusele peab ka olemas olema. Nii et muidugi võib ju öelda väga lihtsalt, muidugi arutame ükskõik mille üle, ikka võib seda teha. Aga kui see arutelu kuidagi läheb selles mõttes käest ära, et see enam ei ole arutelu ainult, vaid selle tulemusel, nagu ma nimetan, nende näidete pealt näiteks on oht või juba reaalne kahju kellegi tervisele ja varale ja mis iganes, siis see piir on tegelikult ju nagu juba ületatud. Mulle üldse tundub, et sõnavabadust kasutatakse argumendina, et kedagi solvata, ähvardada tapmisega ja nii edasi. Et tullakse ikka selle sõnavabaduse argumendi juurde, et jällegi üks kolleeg hiljuti rääkis, kuidas ta kirjutas vaktsiini vastaste liikumisest ja selle järel saadeti talle tapmisähvardusi. Ja kui ta oli ühele vastanud, et kuule, et kas see on normaalne istuda aga sõnavabadus, et seda kasutatakse varjuna kõigeks, kuigi iga vabadusega sul on ka mingisugune kohustus, et sa ei saa enda käitumisega tõesti teistele liiga teha.
Ma arvan, et siin infohäirete puhul tuleb ikkagi ka, me tegelikult ju teame varasematest kogemustest juba, et kriisiolukorras on eriti soodne pinnas valeinfo levikuks ja seda eriti olukordades, kus ametlikest kanalitest, vahet pole, kas selleks on siis meie endal näiteks valitsuse pressiteated, Terviseameti pressiteated, politsei pressiteated, mis iganes, et eriti sellistes olukordades, kus see ametlik info tuleb aeglaselt ja enamasti tuleb aeglaselt just seetõttu, et seda veel kontrollitakse, seda tervikut ei saagi veel nagu välja anda ja öelda, et meil on nüüd valmis tõde siin, eks ole, sest info tilgub jooksvalt, nagu meil ka siin koroonakriisis on olnud. Et eriti selles kontekstis väga hästi, minu arust eelnev puutusime ka seda ja väga hästi on seda nagu mõtestatud varasematki nii, et kus on auk, seal see auk täidetakse, eks ole. Kui kuskil on infoauk, keegi mõtleb, et ahaa, selle kohta ei ole veel midagi öeldud, siis tõenäosus, et sinna kas siis kellegi poolt, kes ise siiralt usub seda, keegi, kes tahab saada reklaamiraha oma veebisaidile või lihtsalt keegi, kellele meeldib trollida, et vahet ei ole, mis motiivi pärast isegi, aga keegi kindlasti selle infoaugu ära täidab, eriti kui selle järgi on parasjagu nõudlus. Ja ma arvan, et hoolimata sellest, et me seda varasemast teame, hoolimata ka sellest, et me saame näiteks ka siin koroonakriisis aru, et meil väga palju infot tulebki jooksvalt, siis mingid mustrid siin on jäänud jätkuvalt korduma meil ühiskondlikult. Ja siit võib olla laiem küsimus, kas me üldse saame täielikult vältida olukorda, et sellises kriisis, kus kogu info ei olegi kogu aeg kohe saadaval, eks ole, et kas sellises olukorras üldse saab vältida seda, et mõned inimesed hakkavad nii-öelda teise suunda mõtlema, liikuma, seda infot levitama, või on parim, mida me ikkagi teha saame see, et iga inimene ise on vähemalt suuteline kindlaks tegema, kas selle info alusallikad on usaldusväärsed, kas seda on mujal kirjutatud, kes seda on mujal kirjutanud, kes seda on avaldanud, et võib-olla pigem suunata fookus mitte sinna, et väldime nüüd igavesti seda, et see valeinformatsiooni levimise puhang tuleb, vaid pigem mõtleme sellele, et neid tuleb ilmselt ka tulevikus, aga me peame ise olema Eestis eriti, eks ole, meil on ju geopoliitiliselt mitmeid erinevaid mõjusuundi. Ja me peame olema vastupanuvõimega, me peame olema suutelised olema niisuguse vastupanuvõimega, et see valeinformatsiooni paanika ei saa viia meid siis sinnani, et näiteks tulevad tagasi nakkushaigused, mille vastu tegelikult saab vaktsineerida ja nii edasi. Et meil peab olema siis mingisugune karjaimmuunsus ka valeinformatsiooni levikute suhtes. No inimestes on tekitanud ka natuke pahameelt see, millest Grete enne rääkis, et Delfi on nüüd Eesti Facebooki faktikontrollija. Siin tuli ka kuulajalt küsimus, et miks just Delfi otsustab, mis on õige ja vale, ja kes siis peaks seda tegema? Delfi ei otsusta, mis on õige või vale. Delfi ei kontrolli fakte. Kui selgub, et need faktid ei vasta tõele, siis sellest lähtutakse ja märgitakse see postitus vääraks. Et tegelikult meil ei ole otsustust, et meie vaatame peale, ütleme, kas see on, sinna käib taustakontroll. Seda tehakse väga kindlate reeglite järgi. Ja lisaks, kui inimene leiab, et see siiski otsus ei ole õige, ta võib selle vaidlustada ja siis otsus võidakse üle vaadata. Näiteks ühte otsust on natuke täiendatud. Aga see ühtegi arvamust Delfi ei kontrolli. Näiteks kui inimene ütleb, et mina arvan ja räägib midagi vaktsiinide kohta, mis on tõesti hinnanguline ja seotud inimese enda uskumustega, siis Delfi seda ei puutu. Ikka puudutatakse neid postitusi, kus on kindlad faktid ja väited sees, sellepärast, et iga inimene võib uskuda ja hinnata asju vastavalt tema enda uskumustele. Nii et seda kindlasti ei pea kartma, et meie otsustaks. Ikka kõik käib kontrolli kaudu. Grete, kas sa äkki oskad ka natukene rääkida, kindlasti inimestel on põnev teada, et mis need punktid on, mille järgi faktikontrolli teostatakse. Et kui Delfi ajakirjanikule tuleb ette mingisugune sotsiaalmeedia postitus, et mis need sammud on, mis läbi teha ja kuidas me seda kodus teha saaks? Kui on mingisugune postitus, mida on kas raporteeritud, kuidagi välja toodud, siis hakatakse vaatama, mis on seal põhilised väited ja faktid, mida seal esitatakse, et mis on see põhisõnum, mida postitusega tahetakse öelda. Kui seal väidetakse midagi näiteks, et uuring kinnitas, et koroonaviirus leiutati laboris, hakatakse uurima, kas selline uuring eksisteerib, kas mõned
Teised väljaanded, mis on tunnustatud rahvusvaheliselt, on sellest kirjutanud ja kui leitakse, et tegelikult sellist uuringut ei eksisteeri või selline uuring on kirjutatud kellegi enda blogis ja selgub, et see on kõik valeinfo, siis sealt hakkab juba see kooruma, et tegelikult see on võetud nende allikate pealt, mis ei ole tõesed ja hakatakse neid allikaid siis ümber lükkama nii-öeldes ja otsitakse, kas selle vastu on ka teist infot. Et näiteks, et kus see viirus pärineb. See on üks näide, see ei ole tõene mingisugune postitus. Et see kõik käib faktipõhiselt uuringute ja teiste mainekate väljaannete põhjal. Kuidas siis ikkagi teha vahet faktid ja arvamusel, kui näiteks keegi on oma blogipostituses kirjutanud, et pannud selle nii-öelda väite ette, et ma ei tea, mida sa mainisid, et koroonaviirus leiutati laboris inimkonna hävitamiseks, siis kui inimene paneb sinna ette, mina arvan, et koroonaviirus leiutati laboris, et inimesi hävitada, siis kas seda saab tembeldada valeinfoks? Vot kui ta teeb seda eriti enda blogis ja see kuidagi nagu Facebookis ei levi, siis Delfi ei puutu seda. Kui seda levitatakse, kui ta levibki seda enda arvamusavaldusena, siis ma 100% kindel ei ole, kuna faktikontrolli meeskond on teine. Aga kui levitatakse fakti siiski tõe pähe, et nii ongi. Nii et ma usun, et minu arvamus ei lähe sinna alla, kui inimene selgelt väljendab, et see on puhtalt tema hinnang, sest meil kõigil on õigus enda hinnanguks. Aga kui ta väidab seal midagi konkreetset, millest inimesed võtavad kinni ja hakkavad seda edasi levitama kui tõde, siis see postitus võib faktikontrollis lõpetada. No, kui ma võin ka korra sekkuda, et ma ei tea seda faktikontrolli tehnoloogiat, kuidas te seda teete, aga selles mõttes ma natuke argumenteeriks sellega, et lihtsalt see, kui keegi lisab 2 sõna mina arvan ja siis tuleb sealt mingisugune jutt otsa, mis ka võib-olla mitte lihtsalt imelik, aga võib olla ka ohtlik. Et siis ma arvan, et lihtsalt see mina arvan seal ees tegelikult ei võta seda vastutust väga maha. Et nüüd tulevad ju mängu jälle ka nagu muud asjad, eks ole, näiteks kui autoriteetne see arvaja on, kui paljude inimeste silmis. Ehk selles mõttes, kui see tegelane, kes näiteks kasutab sõnu mina arvan ja siis sinna otsa tuleb, ma ei tea, midagi ühiskonna ohtlikku või jälle, mis potentsiaalselt võib olla oht kellegi elule või tervisele, siis ma arvan, et seda tuleb ka võtta ikkagi väga tõsiselt, sest kui tal on näiteks, ma ei tea, mingisuguse seltskonna jaoks autoriteet olemas, siis see mina arvan võib hoopis pigem seda sõnumit veel võimendada, kui alla tõmmata. Et see teatud hetkest selline arvamusavaldus ka ei ole ainult arvamusavaldus. Ja jälle, eks ole, kui me vaatame nagu ajaloos tagasi, siis on siin olnud igasuguseid tegelasi, nii maailma kui Euroopa kui Eesti ajaloos, kelle sõna mina arvan ja siis sinna taha ka midagi halba öelduna andis pigem võimenduse mingiteks ühiskondlikeks protsessideks ja arenguteks. Nii et see ei pruugi olla sellisel üldisel suurel ühiskondlikul tasemel, aga see võib olla ka mingisugustes ringkondades, et kui seal on mingi kohalik arvamusliider mingis ringkonnas, kes seda vormelit kasutab, siis seda selles mõttes ei peaks kuidagi alahindama selle mõju ka. Lisan juurde, et seni need postitused, mis Eestist on märgitud valeks, need ongi olnud, just see autoriteet oli väga hea märksõna. Näiteks mingisugused Telegrami postitused, kus väidetakse, et mis on koroonaviirus uus imeruhi. Et Eesti puhul on praegu autoriteetsed postitajad väga kindlalt väljendanud enda seisukohti kui fakte. Et ma ei ole ka näinud, et selliseid kellegi enda hinnangut justkui oleks massides hakanud levima. Need tipuvad olema need Telegram ja mingisugused inimesed on ka see, ma ei mäleta kahjuks selle naise Eesti nime, aga Kraht, kes jagas infot, kuidas ka koroonaviirus on kuidagi kontrolliks välja mõeldud ja nii edasi. Et tema leht isegi Facebook kustutas ära minu meelest hetkeks ja see ei olnud Delfi põhjusel, vaid inimesed raporteerisid tema lehte, et Delfi polnud midagi pistmist sellega. Aga seni on need autoriteedid väga selgelt väljendanud enda seisukohti kui tõde. Et just sealt tuleb see probleem sisse, aga eks neid hinnanguid ja kõike seda vaadatakse postituse põhiselt, et kas see inimene tõesti kirjutab justkui nagu arvamusloo või ta väidab mingisuguseid asju väga kindlalt, et nii on kindlasti ja mina arvan ja mina tean, et seal kindlasti on erinevus, aga see on hästi sellised nüansirohked asjad, kus tuleb ka vaadata, kuidas see mõjutab inimesi ja kui laialt see on levinud.
Ma arvan, Üks et selline... ja palun. Ja ma lihtsalt tahtsin öelda, et üks selline üldine viide, kui siin ka oli juttu meediaharidusest ja selles mõttes, et inimestele, kes igapäevaselt kogu selle temaatikaga süvitsi kokku ei puutu, siis üks kõige lihtsam viis, kuidas üritada aru saada, mis on õige ja mis ei ole, ikkagi ongi see sama allika teema. Et kui on ikkagi tegemist üldtuntud ja tunnustatud allikaga ka ajakirjandusmaailmas, kvaliteetne ajakirjandusväljaanne, siis tõenäosus, et see jutt on õige, on ikkagi, ma ei tea, 100 kordi suurem, kui see on mingisugune niši väljaanne või mingisuguse selgelt meelestatud seltskonnaga seotud mingisugune väljaanne, mis ka teeb näo, et ta justkui on päris ajaleht või päris portaal, mida ta tegelikult ei ole. Nii et selles mõttes see ikkagi allika küsimus, kust midagi kuuldakse või loetakse, on enamikel juhtudel siiski see, mis määrab, kas suure tõenäosusega on tegemist päris asjaga või mitte. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et selle sõnavabaduse piiramise koha pealt see on niivõrd keeruline teema ka selles osas, et see eeldab, et me teame mingisuguste sõnavõttude tagajärgi võib-olla juba eos ette, et see ongi minu arvates see koht, kus saab väga kergesti vaielda vastu, et aga ma lihtsalt arvasin nii ja midagi ei ole juhtunud. Et kust sa seda võtad, et sellest, et ma midagi arvan või midagi juhtuda ja mulle tundubki, et siin on see murekoht, et kust sa tead, et see, mida inimene parasjagu väljendab, ütleme, et see tagajärg peab kätte jõudma selleks, et öelda, et no näed, nüüd läks siis nõndaviisi, et tegelikult siinkohal oleks võinud ju takistada sellise juhtumi asetleidmist üleüldse. Nii et see on väga keeruline ja nagu minu arvates siit on kostunud ka hästi mitmetahuline teema, et võid ju tahta parimat ja teada, et mingil määral mina isiklikult näiteks püüan vältida ka seda, et ma räägin väga põhjalikult mingisugustest konspiratsiooniteooriatest, sellepärast et siis seeläbi olen mina ka üks selle levitajatest, olenemata sellest, mis kontekstis ma seda sageli ka esitan. Et siin ongi see, et meil on vabadus väljendada, aga see, et meie väljendused sageli jõuavad tagajärgedeni, mis kahjustavad kedagi üht või teist viisi, et see ongi nüüd see, et minu arvates tavaliselt siis me tegeleme selle tagajärjega, et seda piiramist, kui palju üleüldse niimoodi nagu ette meil tuleb. No mis vanarahvas on öelnud, parem karta kui kahetseda, eks ole, et ega siis see pole ka kuskilt suvalise koha pealt võetud, see on ikka elukogemusest. Aga kas see tõdemus võib mingites olukordades päädida ka sellega, et kuritarvitamisega, et sõnavabadust hakataksegi piirama selle infohäiretega võitlemise sildi all hoopis niipidi? No kõike võidakse üritada ja ühiskonnad ei ole ju homogeensed, eks ole, et kõike võidakse üritada, aga nii kaua, kuni tervikuna on terve mõistuse ülekaal, nii kaua seda ikkagi normaalses vabas ühiskonnas siiski ei saa väga juhtuda, aga eks see väike risk ju alati on. Ma enne siin ju meie jutuajamise juures kirjeldasin, kuidas siiski ka inimeste meel, sealhulgas suures koguses inimeste meel võib olla teatud asjade kokkulangemisel ikkagi väga muutlik. Et ka seda karmi käe ihalust erinevates valdkondades, ka näiteks igasuguste kriisiolukordade ajal ju hüppeliselt see kohe kasvab, eks ole. Enam üldse ei mõeldagi, kas see tegelikult see üks või teine mingi uus piirang või kraanide kinnikeeramine tegelikult ka seda algset probleemi leevendab või lahendab, aga ütleme, et see on väga inimlik, et igasugused keelud ja käsud on teatud osale ühiskonnast kuidagi väga nagu lihtsalt jälle omaks võetavad. Et võib-olla selle päevakajalise koroonakriisi kontekstis isegi ei taha siin neid näiteid nii väga tuua, kuna see lugu kõik veel alles kerib ja areneb, aga näiteks teema, kus ikkagi ka riigid ja riikide valitsused demokraatlikes riikides on läinud enamikel juhtudel näiteks avaliku arvamuse vastu, kuna lihtsalt on leitud, et nii on inimlik ja õige, näiteks teema, mis on surmanuhtluse kaotamine. Et enamikus ka demokraatlikes riikides avalik arvamus ei ole surmanuhtluse kaotamist üldjuhul kunagi toetanud
eriti, eks ole, terav konflikt avaliku arvamuse ja siis selle kaotamise vahel on siis jälle, kui on mingid kriisiolukorrad või probleemid, aga ometi enamikes vabades ühiskondades, demokraatiates on surmanuhtlus kui selline karistus kaotatud, hoolimata sellest, et avalik arvamus ei ole seda toetanud. Eesti on ju samasugune näide selles kontekstis. Nii et tegelikult teatud ikkagi põhimõttelistes momentides siiski, kui riigijuhtidel või valitsustel on nagu vähegi julgust, eks ole, et tuleb liikuda ka teises suunas. Mis sest, et populaarne oleks isegi demokraatiates ja vabades ühiskondades tihti mingisuguseid piiranguid seada ja kruve kinni keerata, aga kui ikkagi mõeldakse põhimõttelisemalt ja põhimõttelisemate väärtuste peale, siis tuleb teha ka selles valdkonnas põhimõttelist laadi ebapopulaarseid otsuseid, mida on ajas ka tehtud, aga kahjuks on ju ka vastupidiseid näiteid tõepoolest, kus siis, kui on satuvad jälle asjaolud kokku, siis teinekord hea meelega valitsus üritab siis ümbritsevat olukorda kasutades võib-olla panna peale piiranguid, mida tegelikult, mis ei ole asjakohased. Siin Ungarist oli eelnevalt juttu ka praeguse kriisi ajal ja kahjuks ka praeguse koroonakriisi ajal neid näiteid maailmast leiab veel, kus selle kriisi varjus on üks või teine riik või valitsus kehtestanud piiranguid, mida ilmselt nad on ammu tahtnud teha, aga nüüd on leidnud lihtsalt sobiva juhus. Ja siit tekib ju kohe küsimus, et kui piiranguid kehtestada, siis kuna need läbi saavad, ärge unustagem, et Eestis ju langetati ajutiselt käibemaksu eelmise majanduskriisi ajal on ju. Ja neid näiteid loomulikult on veel paljudest teistest riikidest, et nende kriisiaegsete piirangutega, kui me räägime ka näiteks nüüd sellest, et me ütlemegi, et valeinfo levik on massiline, me peame midagi ette võtma, eks ole, näiteks siis ütleme koroonakriisi kontekstis, siis tekib küsimus, et kes ja kuna ütleb, et nüüd me jälle väärtustame inimõigusi rohkem, et kui me paneme kaalukausile, eks ole, õiguse sõnavabadusele ja selle mõned inimesed, kellel on sõnavabadus, kasutavad seda selleks, et levitada informatsiooni, mis kokkuvõttes ühiskonnale toob palju kahju, eks ole, et siis tulebki, eks ole, kaaluda. Kaalukausil alati tuleb arvestada tegelikult ka seda, et need ajutised lahendused tihtipeale ei jää lõpuks ajutisteks lahendusteks. Kas see on mingisugune inforuum, kus me tahame siis kokkuvõttes kogu aeg elada, et kui vähegi valitsus näiteks hindab, et mingisugune väide võib olla ühiskonnale kahjulik, et siis selle eest sa kas saad laksu või saad keelu edaspidi postitada sotsiaalmeediasse või mis iganes need siis karistusmeetmed võivad, eks ole, olla üks hüpoteetilises olukorras. Et eks see kaalutlemise koht ongi, meil on alati selle sõnavabadusega tegelikult ju nii olnud, et ühelt poolt sõna võiks olla vaba ja teiselt poolt ju praegu vaadata kas või Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendeid, seda on ikka päris paljudest erinevu nurkadest nüüd sekseldatud. Kui vaba see sõna siis täpselt on ja mis piirist see teiste kahjustamine, vahet pole, kas see on indiviidi maine või ühiskonna mingisugune üldine avalik arvamus, eks ole, mõjutamine, et mis piirist sellest siis saab probleem, eks ole, probleem, mille pärast sõnavabadus enam ei ole olulisem. Ja see ei pruugi olla ainult õiguslik või juriidiline küsimus, vaid see on ka jälle, ütleme, selline ühiskonna mingisuguse hetke ajal tekkinud enamuse selline emotsionaalne vorm, et võtame jälle selle sama koroonakriisi, eks ole, et võib-olla enam mitte täna, aga näiteks kui veel siin 2-3 nädalat tagasi keegi julges arvata, et võib-olla näiteks Hiiumaa sulgemine ei ole meede, mis aitaks kuidagi seda koroona viirust Eestis vähendada ja selle vastu siis keegi midagi sõna võttis, kes siis arvas seda, et see võib-olla ei ole see meede, siis ikkagi üldiselt tambiti maha, eks ole, ja mitte õiguslikult, vaid ütleme jälle selle sama avaliku arvamuse enamuse poolt, kes nagu paisu tagant vallandus, eks ole, see hoiak, et mida rohkem piiranguid, seda parem. Ja see, kas see tegelikult ka kuidagi aitab, nagu jäi teisejärguliseks, aga samas kui keegi kui tõstatas mingi kriitilise küsimuse ühe või teise kehtestatud piirangu tegeliku toimimise osas, siis ta tegelikult ikkagi a priori mõisteti hukka. Et ütleme, et sellist normaalsete arvamuste avaldamist näiteks ka praegusele kriisi ajal nende ühe või teise piirangu toimimise või selle mõttekuse kohta tegelikult mingis etapis sellest kriisist ei saanud väga üldse läbi viia. Et pigem need, kes siis tahtsid argumenteeritult võib-olla pakkuda mingit teist lahendust või öelda, et see üks või teine piirang ei pruugi toimida või ei toimigi, nad pigem oli vait, eks ole, kuna see avalik arvamus oli väga kiiresti muutunud selliseks, et need igal juhul
on rahvavaenlased, kes midagi sellist arvavad. Selle juurde veel hästi palju oli näha sotsiaalmeedias, Delfi kommentaariumis, isegi postkasti tuli päris palju neid arvamusi, et valitsus peaks saama kontrolli meediaväljaannete üle. Et siis arvamusi oli mitu, kuidas seda kehtestada, näiteks kaotada teised ära, ERR-il anda võim siis valitsuse kätte. Ja ma ei mõtlema, et inimesed, et kommentaatorid, mõned, kelle puhul oli ka Facebooki profiil pilt ja vanust näha, nad elasid ajal, kui kehtisid keelud, kui võim kontrollis, mida võis avalikult öelda, mida mitte. Ja toona ju tahati vabadust, aga see aeg on kuidagi kole kiiresti ära unustatud ja nüüd ollakse valmis kõik vabadused küsimusteta üle andma. Võtke, tehke meie õigustega, mida tahate, aga puhtalt selle nagu kuidagi massipsühhoosi või massimõtlemise tõttu tehakse seda, mis oli minu jaoks väga kummastav. Just, et seda teevad inimesed, kes on näinud seda aega ja see ei olnud ju kiita aeg. Kui nüüd hakata... vabandust. Ja teine küsimus, mis ka kogu selle sõnavabaduse temaatika puhul muidugi on väga oluline, mis jälle ei ole kuidagi kirja pandud seadus või õigusruum, on tegelikult ajakirjanike endi nii-öelda enesetsensuur. Et kui ajakirjanik on ka inimene, eks ole, ta ei taha ka võib-olla sattuda mingid paljude pahameele ja rünnakute alla, et on ka mingil hetkel mugavam võib-olla mitte nii-öelda kajastada kriitilist poolt või teist poolt. Et näiteks ka seesama jälle koroonakriis praegu ja nüüd, needsamad kõik väga kiiresti tekkinud kõikvõimalikud piirangud, et tegelikult ka enamik ajakirjanikke minu meelest läks selle vooluga kaasa, ilma et oleks küsinud kriitilisi küsimusi. Nüüd tuleb neid rohkem, kuna nüüd nagu see kõver liigub alla, aga sellel piirangute kehtestamise etapil keegi minu meelest nagu suurt küsimust, et üldse nagu analüüsida või arutada, kas üks või teine piirang nagu on mõttekas või mitte, ja seda väga ei toimu. Sest üldiselt seesama, et justkui avaliku arvamuse enamik neid väga toetas, eks ole, ja suuresti toetab siiamaani, et siis see tegelikult tekitab ka ajakirjanikes sellise teatud mõttes enesetsensuuri, et kui võib-olla isegi professionaalselt oleks mõistlik ka analüüsida ja arutada nende üle, aga võib-olla mugavam või ka ohutum on seda mitte teha. Ja teine, mis ka natukene torkab silma, on see, et kui näiteks mingisugused, ma ei tea, poliitikud või arvamusliidrid mingis valdkonnas, eks ole, nagu väga teravalt võtavad ette ühe või teise ajakirjaniku või ajakirjandusväljaande ründamise, mida ka Eestis kahetsusväärselt me oleme ju näinud viimastel kuudel ja mõnel aastal. Siis on ka juhtumeid, kus tegelikult see väljaanne või ajakirjanik nii-öelda tõmbabki tooni maha. Sest inimlikult see ongi halb ja ebamugav, eks ole, kui sind halvustatakse või sind tuuakse kuidagi selles kontekstis esile. Nii et see, ütleme, ajakirjandus ja ajakirjanike enesetsensuur on muidugi ka teema, millele tuleb, ma arvan, ka aeg-ajalt pöörata tähelepanu, sest see ei ole kuidagi õiguslik või nii-öelda seadustega tagatud või mitte tagatud meede, vaid see istub inimese või ka väljaande sees. Ma haaraks siit kinni, sest see enesetsensuuri uurimine mingil määral kattub praegu minu teemaga ka, et tegelikult minu hinnangul on küll küsitud kriitilisi küsimusi. Jah, me võime nüüd siin argumenteerida, kas neid on küsitud piisavalt kogu aeg ja nii edasi. Et ei maksa unustada, et see olukord on tegelikult paljudele ajakirjanikele väga-väga uus ja eks nad püüavad seal ka orienteeruda nii, kuidas võimalik. Aga mis puudutab enesetsensuuri, siis see on tõepoolest asi, mis eksisteerib. Seda tuleb ette päris palju ja tõepoolest, et ajakirjanikud sageli ka mitte võib-olla teadlikult reageerivad igasugustele rünnakutele, olles hiljem ettevaatlikud mingisuguse teema valimisel, juba ainuüksi valimisel. Ja sealt edasi läheb siis ka tegelikult allikarünnakuteni, et kui allikas on olnud kuidagi ahistav, olen isiklikult saanud mitu kõnet öösiti mõnelt allikalt, kes on olnud mitte kõige rõõmsam, et nende teemat puudutasin. Et siis lõppkokkuvõttes tekib ka see küsimus, et kui palju ma soovin selle allikaga edasi suhelda, et teatud määral on ka see tegelikult enesetsensuur, nii et see on tegelikult hästi tõstatatud teema, see enesetsensuuri küsimus ja minu
teada, tegelikult pole ka sellist väga head strateegiat peale selle, et nimetatakse collective resilience, ehk siis, et me saame nagu kollektiivis võtame kokku teineteist ja toetame teineteist, et saada mingisugustest raskustest üle. Aga mulle tundub, et selleks enesetsensuuriks vähemalt koroonakriisis enda toimetuse näitel ei ole nagu natukene aega olnud, et mõelda ja süvenedagi sellesse, et eriti kui see kõik algas, siis ülemus kõik tööjõu liigutas põhimõtteliselt veebi peale, kuna oli vaja kiiresti hakata uudiseid kirjutama, mis toimub, kus seis on. Ja siis see, kes oli tol päeval päevatoimetaja rollis ehk jagas ülesandeid, tema lihtsalt jagas, kõik nõustusid ja asusid tööle. Vahepeal küsisid tööd juurde, mis sai tehtud. Justkui nagu kratid tulid tööd juurde, küsisin pidevalt. Et sellist keeldumist ma ei märganud üldse. Ja tõenäoliselt oligi, et inimestel ei olnud aega ka süveneda, et missugune see tagasiside oli lugejatelt. Sest see on see vana hea nali, et Delfi kommentaatorid, et mis stiilis arutelu ja mis kvaliteedis arutelu sealt leiab. Aga kõik tehti ära, aga ma kujutan ette, et seda mõju võib just hiljem märgata. Praegu eriti on olukord rahunenud, enam ei pea töötama niimoodi, et ei jõua mõelda, kas ja mis nurgalt sa tahad seda lugu tegelikult täpsemalt kajastada. Aga nüüd, kui sa hakkad vaatama enda postkastis, missugused kirjad on tulnud ja sa süvened nendesse, siis võib küll kuklas hakata mingisugune alateadlik kontroll võib-olla tiksuma. Aga eks näis, seda ma arvan, saab lähikuudel näha, kas mõned ajakirjanikud jätavad teatud teemade kajastamise natukene või mitte. Nii. Nüüd meil hakkab ka selle veebiseminari aeg otsakorrale jõudma. Ma mõtlesin lõpetuseks veel küsida, et ehk Maia oskab rääkida, et kuidas sellised eriolukorrad soodustavad valeinfo tekkimist, levitamist ja miks see nii on? Lühike vastus on sellepärast, et me oleme inimesed. Natukene pikem vastus sellele oleks, me oleme muidugi otsast äärest puudutanud seda ka juba täna siin, aga kui nagu võtta nüüd kuidagi kompaktselt see kokku. Esiteks meie enda infovajadus, mida segasem aeg, seda rohkem me seda infot tahame. See on täiesti loogiline. Kui sul on näiteks vaja minna homme tööle kaubanduskeskusesse, siis sul ongi iga päev vaja teada, mida nüüd räägitakse, kas sa pead päriselt homme tööle minema või mitte, eks ole. Et see ühelt poolt tuleneb mingist praktilisest asjast, aga teistpidi loomulikult ka jällegi emotsionaalsest olukorrast parasjagu, et nüüd praegu on minu arust väga palju juba ka näha soovitusi, et ärge lugege uudiseid, need on nii negatiivsed, need tõmbavad teid ärevaks kodus istudes, et parem piirake. Mina ise näiteks avastasin, et ma mingil hetkel käisin päeva jooksul nii palju kordi eri uudiste saite vaatamas, et ma tundsin juba nagu mul puudus nagu täielikult keskendumine tööülesannetele, või ma tegin tööd uudiste lugemise vahepeal, mulle tundus endale, sest see oli kogu aeg see refresh. Ja mina näiteks panin piirangu, et pigem loen näiteks ainult hommikuti. Et ma arvan, et kui iga vaataja siin praegu võtaks hetke ja mõtleks sellele, kuidas nende enda meediatarbimine siin kriisis on muutunud. Ma tean näiteks tuttavaid, kes pole sotsiaalmeedias, ma ei ole märganud, et nad olemas on ja nüüd nad on need klaviatuurisõdalased, kes iga postituse all on, neil on kõige kohta arvamus, nüüd on kõige kohta arvamus ja nüüd on aega seda avaldada ka. Et võib-olla võtta hetki mõelda, kuidas meie enda meediatarbimine on muutunud ja kui me näeme, et meie infovajadus on suurenenud, siis me saame ka aru, et kui meie infovajadus on suurenenud, siis tegelikult see automaatselt tähendab, et me oleme natuke vastuvõtlikumad ka igasugust tüüpi infole, eks ole. Samamoodi nagu Grete räägib, et kui ei ole ajakirjanikul seda infot uudiseks töödeldes aega võib-olla väga reflekteerida, teistpidi samamoodi on ju ka auditooriumil. Kui me oleme seal faasis, et me refreshime parasjagu kõiki peavoolumeedia portaale läbi, meil endal ei ole ka aega nii palju süveneda, eks ole. Me teeme seda kõike natuke niimoodi pinnapealsemalt. Ma arvan, et seda on oluline mõista. Ja teine külg loomulikult ongi see, et ma tunnen siiralt kaasa kõikidele hetkel ametis olevatele poliitikutele, sest nüüd aastaid saavad ju kõik öelda, et sina ütlesid 27. veebruar seda ja vaata, mis nüüd selgus, eks ole. Keegi ei hakka tagant järgi ju ajama tegelikult järge, kuna teadlased, mida koroonaviiruse kohta teada said näiteks ja kuidas siis selles kontekstis need uudised liikusid. Et ma arvan, et samamoodi siis kriisi ajal
kuigi loogiliselt võttes me kõik saame aru, et kui infot veel ei ole, siis ei ole, või kui info liigub jooksvalt, siis see ei tähenda seda, et keegi valetas meile, vaid see tähendab seda, et tuligi uut infot, on ju. Et siis eriti kriisiolukorras võib-olla, kui me ise oleme natuke niimoodi nagu rohkem ärevil ja rohkem nagu huvitatud asjast, on ju, et võib-olla meil endal on siis natukene ka kalduvus just nimelt siis minna alternatiivsete allikate juurde, et no näed, et peavoolumeedia midagi selle kohta ei rääkinud, aga minu onu, kes juba 5G masti taga aias maha võtab parasjagu, tundub asjast palju teadvat, järelikult nagu võtan siis temalt selle info. Ja kriisiolukordades ajakirjanikud ise loomulikult ka natuke käituvad teisiti ja seesama, millest me juba rääkisime, siis see sotsiaalmeedia postituste kasutamine info algallikatena. Selles ei ole iseenesest ju midagi halba, kui sa näed näiteks Twitteris videot, eks ole, kuskilt sündmuskohalt, kuhu ei ole endal veel mingid inimesi jõudnud ja sa sellest uudise teed. Aga küsimus on selles, et allika kriitilisus ei tohiks kriisiolukorras langeda ei lugejal ega ajakirjanikul, kes neid uudiseid toodab, aga praktika näitab, et langeb mõlemal poolel tegelikkuses. Just sellepärast, et me kõik tahame ruttu palju uut infot. No hästi, aitäh. Siis ma tõmbaks nüüd otsad kokku selle veebiseminariga, kus me rääkisime siis infohäiretest eriolukorras ja ühiskonnas laiemalt. Suur tänu, et osalesite sellel siis Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi ja Euroopa Parlamendi Eesti büroo korraldatud seminaris ja aitäh, et te kaasa mõtlesite. No tänan, et võimaldasite. Oli tore. Aitäh. Aitäh.